Nii, head komisjoni liikmed, head külalised, kell on saanud 13.15. Teen ettepaneku kohe kinnitada selle nädala töökava, kui kellegi midagi selle vastu ei ole. Töökava on kinnitatud, aitäh. Ja liigume ka selle tänase päevakorra põhipunkti juurde. Meil on siis üks punkt, mida on tegelikult korruptsioonivastane erikomisjon tahtnud tükk aega menetleda. Mul on hea meel, et meil on täna nii palju külalisi, kellega koos saab siis tegelikult seda küsimust arutada. Nimelt siis pöördukse efekt Riigikaitseameti kohtadel. Ehk siis see võimalik huvide konflikti risk, kui siis avalikust teenistusest liigutakse erasektorisse. Ja võib-olla see ajend, et miks see on täna siin päevakorras, on ka hiljutine Kapo aastaraamat, kus siis Kapo eraldi korruptsiooni asjade all puudutas siis seda küsimust. Ja tõesti täna on selline olukord, kus seadusandja ei ole tegelikult seda küsimust üleüldse reguleerinud. Ehk siis võib-olla mingil määral me saamegi öelda, et tegemist on halli alaga. Ja selle tänase kohtumise eesmärk ongi saada tagasisidet nii õiguskaitseorganitelt, aga muidugi kaitsevaldkonna ekspertidelt, ministeeriumitelt, et võib-olla natukene tunnetada seda olukorda, et kas ja kuidas see küsimus vajab reguleerimist, et kuidas siis meie seadusandjana saame siit edasi liikuda. Ja võib-olla alustuseks ma tutvustan ka kõiki külalisi, kes meil siin täna laua taga on. Et esiteks juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets, tere tulemast. Samuti Kaitseministeeriumi julgeoleku sisekontrolli osakonna juhataja Ahto Soon ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Margit Kross. Aitäh teile tulemast. Samuti on meil täna Kaitsepolitsei ameti esindaja Taavi Teder. Aitäh. Ja samuti Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp. Aitäh. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Viktor Kalnitski. Aitäh. Kaitseväe juhataja nõunik Martin Hurt. Aktsiaselts SmartCap juhatuse liige Sille Pettai. Kaitseressursside ameti juht Anu Rannaveski. Ja samuti on meil Justiits- ja Digiministeeriumi esindaja Kätlin-Kriis Kruusma. Aitäh tulemast. Ma olen ka komisjoni liikmetega jaganud, aga seda saab jagada ka külalistega. Et siin on selline väljavõtte skeem, ehk siis kuidas on võib-olla viimase paari aasta jooksul kaitsevaldkonna inimesed, eksperdid avalikust sektorist liikunud erasektorisse. Et seda siis võib julgelt jagada ka külalistega, et selle saadame edasi. Et allikana mõtleme, et tegelikult see on Ekspress, on teinud selle suure skeemi, et kui on võimalik see ka edasi saata, et siis me räägime umbes võib-olla 20 inimest, kes on niimoodi liikunud. Ja võib-olla ma alustuseks annaksingi sõna Kapo esindajale, kes saaks võib-olla anda sellise oma nägemuse, et kus teie näete seda põhilist ohtu, kuna te olete esiteks siin erikomisjonis mitu korda seda välja toonud, aga ka Kapo aastaraamatus. Et siis võib-olla saate omalt poolt kirjeldada võib-olla ka seda, mida te seadusandjalt ootate. Aitäh. Veel kord tervist ja lugupeetud Riigikogu liikmed, suur tänu teid minu kutsumisest siia ja võimaluse eest neid mõtteid vahetada. Aga miks Kaitsepolitseiamet siis tõi oma aastaraamatus välja riigikaitse valdkonna, et eks seda liikumist seal on tähendatud rohkem, aga see nii-öelda eesmärk, miks just riigikaitse valdkond eraldi tähelepanu sai, on see, et tegelikult see pöördukse efekt ja siis ütleme, et juhul kui see on ka korruptiivne, siis kõige vahetum mõju riigi julgeolekul esineb just läbi selle valdkonna. Et see mõju on tuntav vahetult riigisaladuse kaitsele, usaldusväärsele majanduskeskkonnale ja nii edasi. Et igal juhul vajab see teema tegelikult rohkem tähelepanu, laialdasemalt, mitte kindlasti kitsalt ühes valdkonnas, vaid me näeme seda, et võrreldes teiste riikide, Euroopa Liidu riikidega, siis ega see nii-öelda reguleerimine on suhteliselt pooleks, et osad riigid on reguleerinud ära ja osad ei ole. Ja täpselt samamoodi kehtib see selle peale, et need riigid, kes on ära reguleerinud, siis osad on nendest sellega siis sanktsioneerinud
siis reeglite rikkumise ja osad ei ole. Võib-olla sellised karmimad näited on olemas mahajahtumisaegu 5 aastat, on olemas seda, et kus nii-öelda reeglite rikkumisel kehtestatakse ka sanktsioonid ettevõttele, et ettevõte ei saa osaleda 3 aastat näiteks riigiga lepingulistes suhetes või läbirääkimistes. Aga oma olemuselt tegelikult ega see pöördukse efekt ju ei ole midagi kohutavat. Et inimesed liiguvad riigi väiksust arvestades, on see täiesti tavapärane ja loogiline, et meil siin väikses riigis neid kõrge siis erialateadmistega isikuid erinevate valdkondade vahel liigub. Kas nendele isikutele peaksid kehtima mingisugused piirangud, et see oleks läbipaistvam, ausam? Siin valdkonna inimesena ma usun, et võiks seda kaaluda. Enne kui tegelikkuses minna võib-olla selle nii-öelda piirangute kehtestamise nii-öelda kaalumiseni, siis võib-olla olulisem sellest veel on tegelikult mingil kujul siis ühiskondlik nii-öelda seisukoht nende asjade osas, kus riigisektorist lahkunud ametnik teeb erasektorisse läinud siis ettevõttes teeb ja on lepingulistes läbirääkimistes oma endiste kolleegidega. Et nendes olukordades olenevalt täiesti ükskõik millises valdkonnas ei vihja siin konkreetselt mingisugusele konkreetsele, et seal peaksid olema, vähemalt meie leiame mingisugused piirangud. Aga eelkõige ikkagi peaks olema see taunitud ühiskondlikult. Aga jah, et kindlasti ei ole see probleem selles mõttes ainult ühes valdkonnas, et seda ma rõhutaks kindlasti üle, et see on kogu avalikus sektoris ja ta vajab mingil kujul läbiarutamist, diskussiooni tekitamist, et mis on need parimad lahendused. Siinkohal tooksin lihtsalt ka välja seda, et tegelikult pooled riigid, kes on kehtestanud Euroopas need nii-öelda piirangud, ei tasusta neid avalikus sektoris, et see ei ole kindlasti üks nagu 100% eeldus, et see peab olema tasustatud mahajahtumise aja näol. Et need piirangud ei pea olema nii riivavad, aga nad võiksid olla selle jaoks kehtestatud, et oleks tagatud tegelikult minu seisukohalt üks tähtsamaid riigi õigushüvesid, et rahvas saaks usaldada riiki, et kui need liikumised ka toimuvad, et siis teataks, et selle liikumise taga ei ole eelnevat mingisugust korruptiivset kokkulepet või vähemalt need piirangud vähendavad selle tõenäosust. Ja sellele järgne ettevõtte poolt siis nii-öelda selle ametniku erialateadmiste liigne ärakasutamine. Aga ma sellega lõpetaks. Jaa, aitäh. Et tõesti, et see praktika on erinev, et kasutatakse eelkõige need jahtumisperioode ja need ka varieeruvad kuskil alates 6 kuust lõpetades kas või 3 aastani, kui mitte isegi rohkem. Samuti näiteks Prantsusmaal kasutatakse sellist nagu ametniku eetika nõukoda või on eraldi asutus, kes siis hindab, eks ole, kui avalikus sektoris keegi läheb erasektorisse, siis tegelikult seda olukorda hinnatakse, siis antakse kas siis õigus või mitte, et siin on kõik, see on see kaalutlusruum, et mida siis seadusandja saab ka kaaluda ja arusaadav, et kui
ka seadust muuta, et siis see peaks olema laiem, eks ole, nagu ma saan aru, et ka energeetikasektor, vähemalt see on see, mis varem erinevatel kohtumistel on ka seda sektorit on eraldi mainitud ka võimaliku ohuallikad, kus samamoodi toimub inimeste liikumine. Et ma siinkohal annaksingi nüüd sõna Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo juhile Aivar Sepale, et võib-olla saate omalt poolt rääkida, kui palju teie neid olukordi jälgite, et seda vist ei hakka küsima, kas on mingit menetlust või ei ole, et nagu me saame aru, et ka neid menetlusi ei ole hetkel olnud, et on lihtsalt selline tõesti oht, mida on kaardistatud ja võib-olla teie poolt ka mingisugused lahendused, mida teie võiksite ka soovitada. Aitäh. Tere, aitäh kutsumast ja hea meelega natukene avaldan oma mõtteid pöörduste regulatsiooni teemal. Tõsiasi on, et viimasel ajal on see teemapüstitus tõstatunud, jah, eelkõige just kaitsevaldkonna liikumiste osas, aga ega olemuselt ei ole see ju ainukene valdkond, mis meil Eestis on. Valdkondi on teisi päris palju ja neid probleeme ja küsimusi on tekkinud ka varasemalt muudes valdkonnas, jah, energeetika, tervishoid näiteks, miks mitte. Eks see pöörduste regulatsioon ja see pöörduste efekt on selline ülemaailmne fenomen, ega seda ei ole ka kapo kolleegid välja mõelnud ja nüüd panid aastaraamatusse sisse ja hakkavad seda siin joru ajama. Et see fenomen on kindlasti laiem ja tõesti riigid on seda reguleerinud erinevalt. Ja olemuselt ma arvan, et keegi sellele vastu ei vaidle, et seal teatud momendid on, mis võivad tekitada sellist korruptsiooni ohtu, huvide konflikti ohtu, kas tegutsetakse siis millistes huvides ja milliste teadmiste ärakasutamist, kui avalikust teenistusest läheb keegi erasektorisse, aga mitte ainult niipidi, ka vastupidi tegelikult. Ka vastupidi võib ju olukordi olla, kus erasektori inimesed tulevad avalikku sektorisse ja siis tekivad küsimused, et mingisuguste otsustuste osas, kelle huve siis edendatakse, kas see on ikkagi avalik huvi või äkki seal on mingi muu asi veel mängus. Jah, okei, me võime nii mõelda, et laias laastus meil võib olla mingil moel, kui on selline erahuvide edendamine, seal on mingi võimalik selline huvide konflikt ja võib-olla toimingu piiranguvaade, mis on viimastel nädalatel ka üsna populaarne teema siin riigis olnud. Aga üleüldises vaates meil riigis ju tegelikult regulatsioon puudub selle osas. Ja see, et regulatsiooni vajadus on, seda näitab siin selline ühiskondlik arutelu, eriti, et olukordades, kus see teoreetiline korruptsiooni oht võib nagu tekkida. Ja natukene kommenteeriks ka neid mõtteid või tähelepanekuid, et miks see riigis võiks olla. Et ma arvan, et see regulatsioon, reeglistik, kuidas need liikumised peaksid toimuma, võiks ja peaks kindlasti olemas olema, sest me tegelikult väärime seda ka nendele inimestele, kes sinna olukorda on sattunud. Et olukorras, kus meil ongi väga tuntud asjateadlikud inimesed, kes võib-olla liiguvadki ühest sektorist teise, nii avalikust erasse ja ka vastupidi, siis seda kompetentsi ja professiooni me peaksimegi ära kasutama. Aga kui meil ei ole reeglistikku, siis need jutud ei lõppegi ära, et kas see nüüd on kõik läbipaistev või ei ole läbipaistev, kui me ei saagi aru, et kuidas me sellesse peaksime suhtuma. Ja mida need inimesed siis peaksid ise tegema, nagu kuhu ma lähen teatama, või millisele mehhanismile ma nüüd peaksin reageerima, kui seda mehhanismi ei olegi. Ehk seega oleks aus, et sellised lahendused oleksid olemas. Aga mis need võimalikud lahendused siis on? Tulekski reeglistik välja mõelda, et vaadata, mis on maailma kogemus, kuidas moodi seda reguleerida ja et mitte liiga abstraktseks jääda. Ma mõne mõtte viskan selles osas ka õhku, et see Prantsusmaa näide oli üsna hea näide tegelikult tõesti, olles ka ise kohtunud Prantsusmaa vastava ametiasutuste esindajatega, kus tutvustati seda regulatsiooni. Eks seal on ka omad probleemid olemas muidugi, omad nii-öelda augud, kus saab kõrvale hiilida, aga olemuselt on ette kutsutud eraldi asutus, mis hindab siis, kas need võimalikud liikumised on problemaatilised või mitte, kas need on nii-öelda lubatavad või mitte ja seal on teatud mahajahtumisperiood. Ja mitte ainult mahajahtumisperiood, vaid seal konkreetselt on ette nähtud siis ka mingisugused sanktsioonid, kui seda käsku siis eiratakse või rikutakse.
mitte, et alati peab kõik olema karistatav ja kõik vangi, nagu et seda kindlasti mitte, aga selle peale tasub mõelda, et kas meil võiks olla ka mingisugune eraldiseisev asutus, eraldiseisev kogu, noh, meil näiteks on ametniku eetikanõukogu olemas juba, et võib-olla neile mingisugune pädevus juurde anda. No see on mõtlemise koht, arutluse koht. Samuti selline absoluutne keeld või lubamine, et kas on siis maajahtumisperiood, noh, see on mõtisklemise koht, aga võib-olla on võimalik seda reguleerida ka selliselt, et teatud ülesanded on lubatud, teatud ülesanded ei ole lubatud. Kui keegi läheb avalikust sektorist erasektorisse, võib-olla ta võib oma seda erialateadmist rakendada, aga võib-olla talle ei peaks usaldama, no mitte usaldama, vaid ei peaks lubama neid kohtumistel erinevate endiste töökaaslastega, noh, et vähendada võimalikku sellist ohtu, noh, üks variant. Ehk siis näidata ära võimalikud mingid kitsendused nendele konkreetsetele tegevustele, mida see inimene siis võib teha või ei või teha. Ja seal võib olla samamoodi näiteks selline riigihangete dokumentatsiooni koostamine, et see võib olla teatud piirang, me tegelikult näeme ju seda probleemi seal kohas. Ja noh, need on lihtsalt võimalikud variandid, neid variante on igasuguseid. Ja millest siin pole veel juttu tulnud otsesõnu, aga kaudselt küll on see lobitegevuse reguleerimine, mis meil ka on nagu on, et pigem ei ole, natukene on, aga võiks olla äkki parem. Ja see lobitegevus on ju noh, see, mida ühiskond tajubki, et keegi läks avalikust sektorist erasektorisse ja nüüd hakkab siin kuskil avaliku sektori töötajatega ringi käima ja see on noh, nii-öelda lobistama neid, et kas ja kuidas see on lubatud, reguleeritud, et need on minu mõtted, ma tänan. Ja, aitäh nende sisuliste mõtete ja ka ettepanekute eest, et ma nüüd annaksin sõna riigiprokurör Alar Lehesmets, et kui saate omalt poolt ka kommenteerida, võib-olla kui suurelt te näete neid võib-olla huvide konflikte või neid võimalikke ohte selles valdkonnas ja võib-olla soovitused siis seadusandjale, et ja võib-olla noh, need mõned ettepanekud on juba kõlanud, võib-olla teie seisukohad nendele ettepanekutele ja võib-olla omalt poolt veel lisaks mõningad ettepanekud. Suur aitäh kutsumast ja sel teemal sellise laiapõhjalise arutelu tõstatamast. Prokuratuur iseenesest loomulikult saaks eelkõige ju jagada ja rääkida menetluste peal mingisuguseid kogemusi, aga ma saan öelda, et õnneks meil täna sellisel tasemel või sellises kontekstis, nagu me siin kas või seda toretat skeemi vaatame või seda teemat arutame, õnneks menetlusi meil sellisena ei ole. Veel ei ole olnud, mis ei tähenda loomulikult, et need olukordi pole ette tulnud, aga vähemalt prokuratuuri lauale konkreetsete kriminaalmenetluste näol seni sellise kõrge kaliibriga menetlused veel jõudnud ei ole. Tõsi, selliseid madalama astme situatsioone, kus siis ka tekivad teatavad suhted varasematelt töökohtadelt, selliseid asju on olnud. Nii et selles kontekstis selle riski kaardistamine, uuesti pildile toomine ja teadvustamine on ülimalt oluline ja väga hea, et ka siin nüüd komisjon sellele probleemistikule või küsimusele otsa vaatab ja väikese sellise kas või ideekorje teeb, kui nii öelda. Et suures plaanis jah, kahe nurga alt on eelkõige võib-olla sellised situatsioonid komplekssed, ütleme siis ka sisaldavad endas riski ühest küljest tollel hetkel, kui me räägime, et ametiisik on veel avalikus teenistuses, aga ta puutub kokku siis konkreetse valdkonna asutuste ühingutega, võivad seal tekkida korruptsiooniohtlikud olukorrad, hangete võitmine, siseteabe ärakasutamine lubadustega, et teeme need asjad sellisena ära, hiljem tuled meie juurde tööle ja nii-öelda sealt selline ebaõigus kokkulepe. Ja teisest küljest siis jah, ütleme nüüd sinna tööle minnes juba kogu siseteabe teadmiste, tulevikuplaanide, võimalike potentsiaalsete tulevaste tellimuste, kõige sellise info jagamine siis erasektori osalistega, mis annab võib-olla ka mõninga konkurentsieelise.
et mulle näib ka, et mõistlik lahendus selliste riskide maandamiseks oleks sellesama mahajahtumise aja määratlemine või kehtestamine. Et see võiks tagada, võib-olla oleks kõige proportsionaalsem, mis tagaks selle riski vältimist, ilma et seda peaks tingimata kohe ka kuidagi viisi karistama. Et selles osas jah, konkreetselt nüüd nii-öelda mingit seadusmuudatuse või lausa seaduse loomise ettepanekut täna siin prokuratuur üles ei viska. Selles mõttes karistusnormi loomise ettepanekut. Jaa, aitäh, et võib-olla siinkohal annaksingi sõna Kaitseministeeriumi esindajatele, et tõepoolest saate omalt poolt natukene infot jagada, et kuidas täna juba huvide konflikti maandamine toimub, et kas on üldse võib-olla asutuses Kaitseministeeriumis siis arutatud ka seda pöördukse poliitika küsimust, kas on arutatud ka neid ohte, mida Kapo aastaraamat tõi välja ja kas on üldse võib-olla ka arutatud seda mahajahtamise küsimust, et millised praegu, kuidas Kaitseministeerium hindab seda teemapüstitust, mis on ka Kapo aastaraamatus olnud? Tere, et ma alustan siis Kaitseministeeriumi poolt ja hea kolleeg saab mind pärast kindlasti ka täiendada. Et Kaitseministeerium peab kindlasti korruptsiooniennetust ja erinevate julgeolekuriskide maandamist äärmiselt oluliseks. Ja Kapo aastaraamatus välja toodud tähelepanekud ja märkused on kindlasti olulised juba seetõttu, et need aitavad ka tänases õigusruumistikus suurendada isikute teadlikkust ja ka aitavad siis organisatsioonil endal läbi mõelda, et millised võiksid olla need võimalikud ennetusmeetmed või millele rohkem tähelepanu pöörata. Kaitse-eelarve on kindlasti märkimisväärselt suurenenud, mis tõttu erinevate siis toimingute ja tehingute tegemine ja nende läbipaistvus on meile äärmiselt oluline ja seetõttu tegelikult Kaitseministeerium rakendab täna kehtiva seaduse järgi siis kehtivate seaduste järgi erinevaid meetmeid. Näiteks on meil siis otsustus- ja kontrollimehhanismid mitmetasandisele. Meil on ka siis hangete läbiviimisel nii nende planeerimise kui ka siis läbiviimise faasis siis otsustusprotsessid kujundatud selliselt, et neid ei tee mitte üks isik, vaid et see käib nii-öelda erinevatelt tasanditelt läbi. Pluss siis me oleme suurendanud oma sisekontrolliga seonduvaid tegevusi ja kindlasti tavapäraselt ka iga-aastaselt siis viime läbi oma töötajatele teadlikkuse tõstmisega seotud koolitusi, pluss siis teeme tihedat koostööd ka täna julgeoleku ja õiguskaitseasutustega, sest see on see tänane raamistik, mida tegelikult meile annab siis avaliku teenistuse seadus ja korruptsioonivastane seadus, milles me siis täna saame toimetada. Kui nüüd rääkida sellest mahajahtumisperioodist või pöördukse efektist, siis kindlasti sellega tegelemine ja nii-öelda mõtisklemine selle üle, milline võiks olla meie regulatsioon tulevikus, on meile kindlasti oluline ja huvipakkuv, sest ka täna tegelikult me pidevalt hindame seda, et milliseid meetmeid me siis saame rakendada, võttes arvesse siis, et iga meede peab olema siiski proportsionaalne ja ka põhiseadusest tuleneva õiguse siis, mis puudutab isiku tegevus- ja töökohavalikut, et see piirang siis oleks võimalikult vähene, võttes arvesse siis saavutatava eesmärgi siis ulatust. Ehk siis hästi laialt öeldes me igatpidi oleme valmis panustama vajadusel sellesse diskussiooni, mis puudutab võimalikke õigusmuudatusi, aga täna siis Kaitseministeerium koos oma valitsemisalaga toimetab loomulikult selles õigusraamistikus, milles me toimetada saame, kus siis tegelikult sellist konkurentsipiirangut või mahajahtumise perioodi me täna kellegile nii-öelda kehtestada ei saa ja niisamuti ei ole meil tegelikult õigus ka töödelda neid isikuandmeid, mis puudutavad isiku nii-öelda liikumist mõnda eraettevõttesse, mis kas siis on olnud meie koostööpartner või on meie tuleviku koostööpartner, et ka siin oleme me siiski seotud sellise kehtiva regulatsiooniga. Mis võib-olla täna
siiski tagab nii-öelda sellise mitteolulise info liikumise eraettevõtetesse, on kehtiva avaliku teabe seadus ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus, mis tegelikult seab piirangud sellele teabe nii-öelda kasutamisele, mida siis isik on tegelikult oma ametikohustuste täitmise raames saanud. Ehk et kui peaks ilmnema, ja tänaseks meile teadaolevalt ei ole ilmnenud selliseid juhtumeid, kus isikud oleksid kasutanud kas siis AK teavet või siis riigisaladusega seonduvat teavet oma nii-öelda huvides ära siis ettevõtetes, kus nad on liikunud, siis loomulikult on need sellised nii-öelda ohukohad, kus me siis teeme koostööd oma õiguskaitse ja julgeolekuasutustega, ehk siis informeerime neid, kes siis saavad vajadusel alustada vajalikku menetlust, aga siit ma võib-olla annan oma kolleegile ka võimaluse kommenteerimiseks. Ja palun. Ja kõigepealt tänud kutsumise eest ja nagu juba asekantsler siin mainis, et Kaitseministeerium on nii-öelda avatud igatpidi kaasa mõtlemast ja kaasa rääkimast selle pöördukse efekti teemal ja kindlasti me suhtume nii-öelda siis väga tõsiselt sellesse algatatud diskussiooni ja siin on tekkinud nii-öelda küsimus, et kuidas siis et Kaitseministeerium nii-öelda sisemiste regulatsioonidega seda kuidagi saaks siis käsitleda, et tegelikult siin kõik juba vastustes on kõlanud või aruteludes, et tegelikult pigem on ta nii-öelda seadusandja laual ja sisemiste regulatsioonidega me nii-öelda sihuke põhiseaduse vastaselt seda kuidagi reguleerida ei saa, et inimesed ikkagi on vabad valima oma elukutset ja töökohta. Küll aga loomulikult me saame nii-öelda ennetusmeetmetena, me koolitame inimesi, me räägime inimestega, meil on inimesed tulevad meile tööle, meil on sellised onboarding vestlused, samamoodi on, kui inimesed lahkuvad, samamoodi on offboarding vestlused ja kus me nii-öelda saame kõik need ohud ja riskid seal vestluste raames siis ära kaardistada. Küll, aga mis seal salata, ega inimesed ei ole meile kohustatud ütlema, et kuhu nad lähevad ja sageli ongi siin meie käed on piiratud, aga eks see koostöö, ma leian, ja mis me praegu nii-öelda õiguskaitseasutustega teeme ja see on väga tihe ja ma arvan ka väga produktiivne, nii et eelkõige meie nii-öelda suhtume tõsiselt, infot vahetame ja mitte ainult siis ka õiguskaitseasutustega, vaid siis ka teiste ministeeriumitega, on korruptsiooniennetusvõrgustik, kus me samamoodi nii-öelda kaasa lööme ja et tegeleme aktiivselt ja aitäh. Ja aitäh, et kommentaar. Ja kommenteeriks ja kinnitaks Kaitsepolitseiameti poolt ka, et see koostöö Kaitseministeeriumi haldusalaga on igatpidi väga hea ja edukas nende ohtude ennetamisel. Paratamatult antud juhul selle teema käsitlusel tõesti nõustun nendega, et nende käed ja meie käed kokku pannes ka jäävad lühikeseks. Ja aitäh, et nagu ma sain aru ka Kaitseministeeriumi seisukohtadest, et teie ka tunnetate, et seadusandja võib-olla ei ole, eks ole, seda olukorda piisavalt reguleerinud ja eks ole, on tekkinud selle niinimetatud hall ala, et teie ei saa omalt poolt, eks ole, kuidagi seda olukorda takistada. Et kui me räägime ka sellest avaliku teenistuse seadusest võib-olla, kuna seda on nüüd mitu korda mainitud, et ma korra lihtsalt võib-olla ka siin Riigikogu liikmetele, et infoks ja võib-olla ka nendele, kes kuulavad, et meil on tegelikult olemas üks piirang juba olemas avaliku teenistuse seaduses, et seda saab lugeda paragrahv 60 lõike 5 alt, aga see piirang kehtib ainult sellistes olukordades, et kui, eks ole, ametnik on teinud järelevalvet teatud asutuse üle, siis 1 aasta jooksul ei ole tal võimalik minna, eks ole, sinna asutuse tööle, mille üle ta vahetult enne seda järelevalvet teostas. Ehk siis seadusandja on juba mingit asja reguleerinud, aga jah, tõesti seda liiga kitsalt. Ja et võib-olla kui meie siit hakkaksimegi edasi liikuma, eks ole, selle küsimusega, et võimalik, et need täiendavad sätted peaksidki tulema kuskile sinna, aga see on see küsimus, mida suure tõenäosusega korruptsioonivastane erikomisjon võiks ka koos põhiseaduskomisjoniga arutada. Pealegi üks avaliku teenistuse seaduse
muudatus on praegu Riigikogus menetlusel. Et võib-olla selline laiem küsimus veel Kaitseministeeriumile, et kui palju on üldse olnud neid võib-olla arutlusi maja sees, et teie valdkonnas on ikkagi niivõrd palju tippspetsialiste, eks ole, kaitsevaldkonnas on liikunud erasektorisse, et kas on nagu laiemalt ka olnud arutelu, et kuidas on niimoodi, et miks, et kuidas see toimub, et kas tõesti, et seal on nii professionaalsed värbajad või on mingid muud põhjused, kui palju on üldse selliseid nagu arutelusid olnud maja sees, võib-olla saate kommenteerida? Võib-olla nii palju öelda, et nagu siin kolleeg ütles, siis tegelikult isikutega me viime läbi siis ka vestlusi, kui nad lahkuvad. Ehk et siis mingisugune teave sellest meil on, et mis need nii-öelda laiemad põhjused võiksid olla, aga loomulikult, kuna kaitsevaldkond on väga spetsiifiline valdkond ja väga paljud nendest inimestest, kelle nimed siin paberi peal toodud on väga pikaajaliselt töötanud kaitsevaldkonnas ja nii-öelda on ka üks osa võib-olla isikute karjäärist nii-öelda, et vaadata lisaks avalikule sektorile ka erasektorisse ja panustada sinna, ehk et mitte liikuda sellest valdkonnast välja, kus nad tegelikult on selle kompetentsi saavutanud, vaid panustada nii-öelda koostööpartneritena edasi, mis iseenesest kaitsevaldkonna mõistest ei ole halb, et meil on nii-öelda inimesed, kes tegelikult mõistavad, millised on siis kaitsevaldkonna vajadused ja mis viisil võib-olla ka mingid protsessid ja otsustusmehhanismid nii-öelda toimivad, aga jah, sellega kaasnevad siis loomulikult ka teatud riskid. Et majasiseselt loomulikult Kaitsepolitsei aastaraamat on kindlasti ka see, mida me oleme lugenud ja oleme ka nii-öelda vestelnud ja mõtteid vahetanud siis sellel teemal, et kas ja mil määral siis oleks tegelikult vaja korruptsiooniennetusmeetmeid siis tugevdada. Ja siin kindlasti lisaks võib-olla sellistele teiste riikidele praktikatele, mis siin on juba välja toodud ja mis meile kindlasti on teada ja mida saab siis mingil määral eeskujuks võtta võib-olla selle võimaliku regulatsiooni väljatöötamisel, võib-olla on mõistlik vaadata ka tegelikult meie Eesti enda erasektori praktikat, sest töölepingu seadus tegelikult võimaldab konkurentsipiiranguid seada ja näiteks pankades ju seda ka tehakse, et mis viisil seda on tehtud, kui efektiivne selline liikumine või piirangu seadmine on olnud, et võib-olla õppida veidi ka nii-öelda meie enda riigi praktikast, kui me seda pöördukse efekti kuidagi reguleerima hakkame. Ja ma kohe annan sõna edasi, et te mainisite, et on tõesti mingid põhjused, mida mainitakse erinevatel siis võib-olla sellistel vestlustel, aga kas võib ka võib-olla mainida, et mis on nagu need põhjused, mida võib-olla tihemini tuuakse välja? Kahjuks, kuna see on avalik istung, siis see on meil AK info, mida ma praegu siin ei saa jagada. Aga teoreetiliselt seda saab Riigikogu liikmetega, korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetega jagada? Seda on võimalik jagada jah, eraldi. Aitäh. Ja ma annaksingi siin sõna edasi Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaherile, kes siis on alles hiljuti asunud tööle Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse, ja tegelikult Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on just see asutus, kus on päris paljud, kaasa arvatud ka endine peadirektor, lahkunud erasektorisse, et võib-olla teie, et ma saan aru, et te olete värske juht, aga võib-olla te omalt poolt võib-olla saate ka oma nägemuse sellele temaatikale anda. Aitäh. Ja, lugupeetud komisjon, aitäh võimaluse eest. Minu arvates selles arutelus me ei saa üle ümber ka ühest küsimusest, miks me sellest praegu räägime. Me ei räägi seda sellepärast, et Kaitsepolitsei peadirektor oma aastaraamatus või Esimeses stuudios sellest rääkis. Me räägime sellepärast, et riigikaitse eelarve on kasvanud. Me räägime sellepärast, et me ise riigina hangetes, kus me Eesti maksumaksja rahaga ostame kaitsevõimet, et võita sõda, ja see on kindral Merilo selge eesmärk, et me ise lokaliseeriksime Eesti majandusse raha. Et need on kaks pöördvõrdelist ülesannetega kokku tegelikult sama eesmärgi nimel. Sama tähtis on ka see, et ka teised riigid lokaliseerivad, tähendab seda, et teised riigid, minnes riigikaitseliste vajaduste tõttu hankesse,
väga palju soosivad oma riiki, oma riigi ettevõtteid, oma riigi eelarve kasutamist oma siis majanduse üleval hoidmiseks. Sama on ka meil. Seepärast ka see on põhjus, miks me täna seda siin räägime. Nüüd ma ei hakka üle kordama neid näiteid, mida teised riigid on teinud, näiteid on, aga tahtsin ka mainida, nii nagu eelkõneleja ütles, et erasektoril on ka meetmed olemas ja sealt võiks võtta nippe või šnitti. Ma möönan, see on seotud rahadega, see on seotud kohustustega, aga tasuks seda kindlasti kaaluda ja nii nagu eelkõnelejad ja julgeolekuasutused ja uurimisasutused siin mainid on, et ega asi ei ole alati nii lihtne, et see 1 aasta on piisav. Kogu selle korruptsiooni tõkestamise vaates tehakse tehingud ikkagi aastaid ettepoole. Et see on kompleksne, aga samal ajal me peame ka ju meelde tuletama, et need inimesed, kes on läinud ja ka RKIK-ist, mis siin salata, lähevad veel või on läinud, neil on kõik riigisaladuse luba. Ja tähendab seda, et nad on tegelikult allutatud järelkontrollile, mulle teadaolevalt on nad allutatud järelkontrollile, et selle kaudu on ka võimalik ikkagi pädeval asutusel seda kontrolli läbi viia. Ja meie viimane punkt on, et me peame ka arvestama mitte ainult ATS-iga, vaid ka töölepinguga. RKIK-is on avaliku teenistuse järgi tööl ainult 6 inimest, ülejäänud lepingulised töötajad. Et ka lepinguline töötaja peab olema hõlmatud selle sättega, kui me seda menetlema parlamendis hakkame. Aitäh. Ja, aitäh. Et ma annaksin siin sõna Kaitseressursside Ameti juhile Anu Rannaveski. Et võib-olla teie poolt ka need ohud, ettepanekud. Ja, aitäh kutsumast. Et loomulikult mina olen ka seda meelt, et selline diskussioon on tervitatav. Neid, see, kus me täna oleme, kuidas me tegelikult isikuandmeid ei saa korjata ega talletada, kes kuidas liigub ja millised ikkagi, millised need garantiid ka siis nendele inimestele saavad olema. Et ma arvan, et siin on lihtsalt nii palju erinevaid tahke, mida arutada, et Kaitseinvesteeringute Keskus ühelt poolt, Kaitsevägi teiselt poolt ja see ei saa piirneda vaid ainult nagu tippudega, vaid tegelikult seal allpool on sadu inimesi, kes igapäevaselt panustavad erinevate hanketingimustesse ja nii edasi. Et kui ta täna on raskeveokite peal, kas see tähendab, et ta droonimaailmas ei tohi hiljem panustada erasektoris ja nii edasi. Neid küsimusi tegelikult on väga palju, mis selgeks tuleb sellisel juhul arutada. Tervitan seda diskussiooni, et ja lähme edasi. Ja, aitäh. Et võib-olla siin annaksingi sõna Kaitseväe juhataja asetäitjale, kindralmajorile Viktor Kalnitskile. Et tõesti, et võib-olla kui me räägime ka Kaitseväe juhtidest, võib-olla ongi tegelikult päris keeruline leida, eks ole, väljundit, et kuhu siis asuda tööle peale seda, kui siis nii-öelda avalikus teenistus lõpeb ametiaeg, aga võib-olla saate omalt poolt rääkida, kas Kaitseväes on neid küsimusi arutatud, et kas on ka mingisugused ohte nähtud või võib-olla on ka laiemalt mingid ideed, tähelepanekud, et kuidas siis tegelikult riik saaks olla abiks võib-olla erusõjaväelastele. Ja, tere, suur tänu kutsumise eest, tõesti hea diskussioon ja vajalik arutelu. Ja võib-olla ma ka alustaksin ka sellest, et mida juba RKIK-i peadirektor tegelikult alustas, et miks sinna minnakse ja miks me seda arutame. Ja nüüd meil on Eestis tekkinud selline olukord, kui viimasel aastatel meil on jõudsalt on kasvamas kaitsetööstus. Suht nagu nulli koha pealt. Tegelikult ka nagu viimased 10 aastat nagu on kaitsetööstus on arenemas ja tegemas koostööd teiste firmadega ja teised firmad on ise ka huvitatud, ma mõtlen välisfirmadest räägin praegu, et on huvitatud teha Eesti koostööga, sellepärast et ka meie lokaliseerime ja meie näeme ette, et tore oleks, kui me saame nagu teha nagu riigikaitse valdkonnas koostöö eelkõige Eesti kaitsetööstusega. Ja kuna need firmad on kõik uued ja seal on pädevus puudub, siis need on huvitatud sellest, et kaitseväest või kaitsevaldkonnast inimesed erinevate põhjustel ära läinud
need võetakse sinna tööle. Ja selge see, et kõige suurem pädevus ja oskused on tegelikult Kaitseväe tippjuhtkonnas olevat isikutest ja need inimesed lähevad sinna. Ja samas tegelikult ei ole väga paha sellest, et nad sinna lähevad, sest need pädevus ja oskused ja kogemused liiguvad sinna ja selle kaudu nemad panustavad riigikaitsesse. Ja jällegi nagu rääkides, mis toimub mujal, seal on isiklikult mina puudun kokku kaitsetööstusega, kaitsevaldkonnaga võimearenduse seisukohalt üsna palju. Ja ka seal on samasugune pilt. Seal on ka mahajahtumismehhanisme välja arendanud, me alles oleme ees ja seda kindlasti tuleb teha. Aga mina nagu enda poolt, nagu nii Kaitseväe juhtkonna poolt või Kaitseväe poolt nagu kinnitan, et meil ei ole nagu sellised juhtumid olnud, et keegi meie, ütleme, endiste kolleegidest ja relvavendadest on üritanud oma positsiooni kasutada selleks, et langetada otsused endale kasuks. Ja neid samas tabelis välja toodud nimed, ma tunnen need kõik isiklikult ja ammu. Ja mul on erinev läbisaam nendega kõigiga, aga ma kinnitan, et need isikud, kelle nimed on mainitud, nad ei ole kunagi üritanud positsiooni kuritarvitada Kaitseväe suunas. Nii et diskussioon on vajalik. Ja kuidas seda võiks teha, nagu minu arust ongi vaja vaadata, et kuidas erasektoris praegu juba, nagu siin eelkõnelejad on rääkinud, kuidas seal mehhanismid toimuvad, kuidas me saame tõesti nagu vältida nagu pöörduste efekti, et isegi võimalus ei oleks nagu kuritarvitada positsioonid ja teadmised. Tõsi küll, et riigisaladusload on isikutel, kellel puudub või on olemas endiselt teadmisvajadus, ka erasektoris neil on alles. Nii et neil on olemas juurdepääs riigisaladusele, muidugi vastavalt nende teadmisvajadustele. Ja see võib olla ka üks mehhanism, kuidas saab reguleerida, ütleme, et nad ei kuritarvitaks oma positsiooni. Võimalik, et kui seadused seda lubavad, et on võimalik seda reguleerida töölepingutega, et töölepinguteks pannakse nagu punkt sisse, et kui tehakse otsused, mismoodi saab mahajahtumisaeg kehtima, mis aeg on ja millised tingimused, kas sellega kaasneb nagu kompensatsioon või ei kaasne, siin ütlevad juba edasised arutelud, et riikidel on tõesti erinevad praktikad, et kes maksab, kes ei maksa nagu nii-öelda seda mahajahtumistasu. See on, ma arvan, juba tuleviku asi. Ja mis ma veel ütlen, et need isikud, kes on Kaitseväest on ära läinud kaitsetööstusesse, enamus neist on nagu pensioneeristunud, neil on pädevus, kogemus, samas nad ei ole kõige vanemas eas. Nad peavad olema kuskilt oma väljendit saamas ja kaitsetööstus on hea asi. Ja ega need isikud, kes on, ütleme, Kaitseväest on ära läinud, need on siin olnud, need on tipppositsioonidel teeninud, ka nemad nagu saavad aru sellest, et kui nad hakkavad nagu nii-öelda lobisti tööd tegema ja see üsna kiiresti, nad peavad sellega vahele ja kindlasti sellega tulevad jamad nii endal kui Kaitseväes ja sellepärast võib olla see üks nendest põhjustest, kuna olukorra teadliks ka, ütleme, meie nagu endistel kolleegidel on olemas ja sellepärast me pole juhtumitel õnneks olnud ja ma loodan, et ei tule ka edaspidi. Ja siin on Kapo raamatus ka, mina olen seda lugenud ja ütlen, seal on suht lühidalt kirjutatud nagu ohuna ja ma leian, et tulebki nagu, et see jääb ka ohuks, aga et konkreetset näidet ei oleks. Nagu nii, et Kaitseväe poole pealt ütlen, et see diskussioon on teretulnud. Aitäh. Ja aitäh, et tõesti, et keegi ei taha ju kedagi tõesti süüdistada, ma saan aru, ka Kapo ei ole kedagi süüdistanud, tõesti ohuna on seda välja toodud ja üks põhjus, miks tegelikult võib-olla ka seda regulatsiooni ongi vaja, et ka tulevikus ei olekski kellelegi mingit pretensioone, et on olemas konkreetne reeglistik ja ei ole ka seda halli ala. Aga Elmar Vaher, soov kommentaar. Ja enne unustas üks mõte veel, et olles selles maastikus lühikest aega natuke puhta lehena, siis midagi teha ei ole, et ka Eesti ettevõtjatega, kui seal on ettevõtjate seas on sellist professionaalset oskusteavet, siis uskuge, meil on palju parem pidada läbirääkimisi. Et siit ma ikkagi alati küsin endalt, et kui need RKIK-i töötajad endised ja Kaitseväe kõrged ohvitserid läksid sinna, kuhu nad läksid, siis aga kuhu neil minna oli? Et mida me oleksime soovinud, et seepärast jah. Ja üks mõte veel, et me ennast nüüd erinevate regulatsioonidega kinni kirjutaks. Kui ma käin ringi mööda maailma, siis kõik, kes meil vastu tulevad, on tegelikult alla kindrali ei leia väga.
Et ühesõnaga, et ma ei taha kedagi nagu üle tähtsustada või vähem tähtsustada, aga et me peame mõtlema, et me eksisteerime sellel turul, mis on üsna täitunud erinevatest kõrgetest ohvitseridest. Et me peame ka mängima siin maailmamängu, et me seda ära unustaks. Priit Sibul. Aitäh, mul on ka kommentaar esialgu isegi nagu küsimus, et võib-olla isegi sealt, kus Elmar lõpetas, et korruptsiooni vastu tulebki võidelda ja ma arvan, et see ülestäheldus, mida Kapo aastaraamatus tehtud on, ma arvan, võib-olla oli liiga ja jõuline või ülekohtune, aga ju me saame sellega hakkama, et selles mõttes korruptsiooni vastu tulebki võidelda, aga see, millest me siin laua taga rääkinud ei ole, on korporatiivsus ja väikses ühiskonnas, eks, et kui me siin oleme kõik sündinud sel ajal, kui Eestis sündis 25 000 last, aga mu küsimus on, mida me 20 aasta pärast teeme, kus tõenäoliselt iga eestlane tunneb üksteist, et me seadusloojatena peame ikkagi arvestama tõesti, et me seda seadust ei loo nagu eilsesse päeva või tänasesse, vaid ka tulevikku ja neid inimesi nii-öelda järjest vähemaks ja küsimus ei ole, kes kust töölt tuleb, vaid kes kellega õppinud on ja toimetanud, et kuhu me nii-öelda välja läheme, et küsimus on, millised on need meetmed, et korruptsiooni saaks toime panna, aga see, et kus keegi töötada tohib, toimetada tohib, see on just nagu teine küsimus. Ja see, mida me riigikaitsekomisjonis pidevalt arutame, on ka siin mitme inimese poolt läbi käinud, et Eesti ühiskond on võtnud omaks, et meil kaitsekulud on 5%, aga mina tahaks järjest rohkem kuulda, et me hakkaks rääkima, et Eesti kaitsetulud oleks 5-6% SKT-st ja selleks on vaja Eesti kaitsetööstust arendada ja selleks on vaja pädevaid inimesi sinna valdkonda ja neid kusagilt mujalt tuua, kui sellest süsteemist ei ole jällegi võimalik. Nii et igal juhul me oleme nii-öelda keerulise ülesande ees, aga ma ütlen ka, et seni ja kõik juhtumid ja asjad, mis tulevad, on ilmselgelt vaja nii-öelda vastavalt seadustele karistada, aga ma ütlen ka, et las see hoiatus jääb sinna aastaraamatusse ja mõtleks nii-öelda, kuidas teist poolt järele aidata, et minu meelest selle kaitsevaldkonna arendamisega oleme me ikka alguses, mitte kusagil keskpaigas või lõpus, nii et meil seisab väga palju keerulist tööd ees ja tõesti, nii nagu Elmar ütles, et mina isiklikult, kui oleks mingit head lahendust, aga ma ei kujuta ette, milline see jahtumise kontekst peaks olema, eriti kui me läheme järjest edasi ja vähem rääkisime siin teisest poolest ja oleme nii-öelda tänane seltskond on selles valdkonnas, aga korra oli alguses juttu ka, eks ju, vastupidisest näidetest, kus see nii-öelda Bolti inimene sai asekantsleriks ja Eestis nagu toimetatakse, eks ju, nii-öelda tehti direktiivi osas väga tublit ja tõsist tööd, eks ju, et kas ühiskonna või ettevõtja huvides, et eks see jääb nii-öelda erinevate organite otsustada, aga nii-öelda seni, kuni need kaasused välja tulevad ja Eesti ajalehed suudavad trükkida selliseid skeeme, ma arvan, on Eesti ühiskonnas kõik hästi. Aitäh. Ja võib-olla siit tegelikult veel üks küsimus, mis mul jäi Kaitseministeeriumile küsimata, on see, et kas on ka arutatud, et kui peaks, eks ole, seadusandja kehtestama mingisuguse tõesti selle mahajahtumisperioodi piirangu, eks ole, et kuidas see võib mõjutada ka seda võimalust värbata, eks ole, kõrgetasemelisi spetsialiste, eks ole, et kas lihtsalt arusaadav, et ega Eesti on väike, võib-olla spetsialiste ei ole nii kerge leida, et kas on üldse arutatud seda küsimust? Ja eks me seda kindlasti vaatame ja Kaitseressursside Ameti peadirektor saab seda võib-olla ka kommenteerida omalt poolt, et see kindlasti mõjutab. See kindlasti mõjutab ka meie värbamise võimekust ja me teame, et täna on meil eesmärgiks suurendada ka tegevväelaste arvu seoses sellega, et meil tulevad uued võimed, mis tähendab seda, et kui me seame teatud piiranguid, oleneb kui laialt siis või kellele või kuhu jõutakse, siis seal on kindlasti mõju värbamisele, sest ka juba täna on küll kaitsevaldkond selline võib-olla atraktiivne valdkond, aga meil on ka palju piiranguid, mida nii mõneski teises töökohas täna ei ole, näiteks riigisaladuse nõue, mis on juba nii-öelda isiku põhiõigusi riivav, samuti ka selline võib-olla
töökorralduslik, kus sa pead olema palju intensiivsemalt kättesaadav ka aegadel, mis on tavapäraselt puhkeks ette nähtud, näiteks nädalavahetustel või riigipühadel. Ja samamoodi nii mõnedki muud aspektid, mis tegelikult juba täna teevad meile värbamise keerulisemaks ja mille osas me siis oleme näinud ette ja oma personalistrateegias selliseid kompenseerivaid meetmeid selle jaoks, et me siiski suudaksime oma värbamise eesmärgid täita, aga siit võib-olla Anu tahad kommenteerida? Ma võib-olla lihtsalt kommenteerin seda, et eeskätt me räägime inimestest, kes on kaitsevaldkonnas teatud kogemusega. Et me oleme välja mõelnud siis meetmeid, kuidas seda kogemust hoida ikkagi kaitseväes, et nad ei liiguks välja tegevväelased. Ja selle aasta märtsist näiteks me just selleks, et siis neid kogemusega teenistuses olnud tegevväelasi hoida, oleme me loonud staažitasu komponendi. Et olenevalt siis sellest, kui kaua sa oled teenistuses olnud 10, 15, 20 aastat, on su palk selle võrra suurem. Et see on üks meede, mis, kuna see on muidugi nii uus meede, et meil veel ei ole nagu sellist andmepõhist tagasisidet, et kuidas see siis toimib, et kas ta hoiab seda kogemust meil kauem väes. Palun. Ja enda pool lisaksin veel, et need piirangud on tõesti väga palju ja kui me töötame välja nagu lisapiiranguid, siin tuleb võib-olla vaadata natukene teise nurga all, et me võime välja töötada piirangud, et Eesti kaitsetööstus ei tohi minna, aga me oleme kaitsevägi väike, aga meil on töötavad tõesti väga pädevad isikud ja välisfirmad on väga huvitatud. Nii et kui me paneme nagu käsi ette, et meie enda nagu kaitsetööstuse valdkonna esindajad ei saa nagu värvata tipptaseme spetsialisti, sest seda teevad nende asemel välisfirmad ja pädevus läheb Eestist välja. Aitäh. Ja, ma annaks sõna ka aktsiaselts SmartCap juhatuse liikmele. Et võib-olla teie saate omalt poolt ka seda investeeringute küsimust kommenteerida, et mida ka Elmar Vaheren tõstatas, et just seda, et kuidas tegelikult ka valitakse, eks ole, et kellele investeeringud lähevad, kuidas ikkagi tagada see, et just Eesti kaitsetööstus, kaitseettevõtted areneksid ja läbi selle ka meie majandus, et võib-olla ka see koht ja see nagu läbipaistvus. Aitäh! Ma siis teen selle vastuse 2 ja tulen investeerimisstrateegia juurde lõpus tagasi. Et ma tahaksin kõigepealt öelda, et see minu meelest kompliment ja tunnustus, et Eesti kaitsevaldkonnas avalikust teenistusest on võimalik minna ja ehitada edukalt kaitsevaldkonna ettevõtteid. Et tegelikult meil ei ole üldsegi, see ei ole mingi uus nähtus, et Eesti digiriigi XT ja kogu meie sellise digitaalse infrastruktuuri autorid ja loojad on suuremal määral liikunud erasektorisse ja tegelevad IT-ettevõtlusega, küberkaitsega, kõige muuga ja on tegelikult viinud Eesti siis tarkvara, ettevõtluse ja IT-maailma edulugude hulka globaalselt. Et ma arvan, et kui me sellist liikumist näeme, siis me võiksime uhkust tunda selle üle. SmartCap erineb ilmselt ülejäänud laua taga istujatest selle poolest, tegemist on aktsiaseltsiga. Ja me oleme muide sektori neutraalne, et SmartCapil on täna valitsetavate varade maht on ligi 500 miljonit eurot, 300 neist on sektori neutraalne, 100 miljonit on suunatud rohetehnoloogiatesse, sealhulgas energiasektor, mis on samamoodi minu meelest exposed või avatud siis pöörduste efektiga kaasnevatele riskidele. Ja siis 3 ehk 100 miljonit on kaitsevaldkonnale. SmartCap on veel eriline aktsiaselts selle poolest, et me juba tegutseme äärmiselt reguleeritud valdkonnas. Me oleme Finantsinspektsiooni järelevalve subjekt ja kõigi regulatsioonide turupraktikate kesksel kohal on huvide konflikti maandamise vältimise meetmed. Et see meie jaoks igapäevase töö osa selliseid nagu huvisid kaardistada, hinnata ja nendega kaasnevaid riske maandada. Ja võib-olla veel näiteid, mis meie tegevust reguleerivad.
millest erinevad nõuded tulevad, et SmartCap tegutseb investeerimisfondide seaduse alusel, see seab teatud nõuded omakorda huvide konflikti siis maandamise vältimisele. Meil on kõik tööl, kas juhatuse liikme lepingutega äriseadustiku alusel, töölepingu seaduse alusel, siis töötajad või käsundisaajad. Et kõik piirangud, kohustused tulenevad siis suuresti seadusest, põhikirjast või lepingutest. Ja siis reguleerib meie tegevust, ennekõike juhtkonna tegevust põhikiri, aktsiaseltsi põhikiri. Nüüd pöörduste efektiga kaasnevad riskid või kogu selle efekti ma jagaksin 2, et üks osa sellest on, kuidas maandada neid riske töösuhte ajal ja teine osa, kuidas neid maandada töösuhte järgselt või selle lõppedes. Ja et need on 2 osa, kuidas me eraldi vaatleme ja me oskame neid maandada töösuhte ajal. Ma arvan, et see laieneb ilmselt kogu selle enamikele asutuste esindajatele siin laua taga. Küsimus on, kuidas me neid maandame töösuhte järgselt. Ja nagu ma ütlesin, meil on tegelikult erinevad tasandid, kus neid riske tuleb siis ka selle suhte ajal maandada. Üks on juhatus, üks on investeerimiskomitee, et juhatus meil tegelikult teeb siduvaid otsuseid siis seaduse ja põhikirja alusel. Investeerimiskomitee, mis annab mitte siduvaid suuniseid ja teeb mitte siduvaid otsuseid ja töötajad. Nüüd, kui me mõtleme nendele erinevatele regulatsioonide olukord meie sisemised või seadusest tulenevad, et tegelikult kõik need peavad olema, nagu eelnevalt mainitud, proportsionaalsed. Ehk kui riivavad need piirangud on ja mis on selle hind, et igal piirangul on oma hind. Kõige lihtsam seda vaadata on case by case, ehk kas inimene osaleb otsustusprotsessides, millise koormusega see inimene tegelikult töötab, et mida väiksem koormus, seda kallimaks läheb see suhteline hind ja millisele infole ta ligi pääseb, et meil on kõik need kaardistatud ja me hindame neid case by case erinevalt. Otsused, nagu ma ütlesin, teeb juhatus, ehk pigem jääb küsimus, et kuidas siis juhatusel nii juhatuse liikme volituste kehtivuse ajal kui ka lõppedes neid riske maandatakse. Et täna jahtumisperioodi meil juhatuse liikme lepingu lõppedes ei ole, aga erinevalt on need siis maandatud selle volituste ajal. Ja kõige selle tulemusena siis on meil kasutusel huvide konflikti maandamise vältimise kord ja erinevad meetmed. Eesmärk investeerimismaailmas on vältida kahju tekkimist investorile. Ja kahju võib tekkida siis otseselt, aga ka selle huvide konflikti tõttu kaudselt, et viisil või teisel saab kahjustada investeerimise objektiks olev ettevõte näiteks või kaasinvestorid ja seeläbi kannab kahju ka SmartCapi investor, antud juhul riik. Kuidas me seda monitoorime ennekõike läbi majanduslike huvide deklaratsioonide, mida meil tuleb alati uuendada, kui inimese majanduslikud huvid muutuvad. Ja võib-olla need praktikad, mida siis mida kasutatakse üldiselt investeerimismaailmas ja mida saab ka kaaluda SmartCapis, on siis garden leave ehk aias istumise paus või golden handcuffs, et kuldsed käerauad. Võib-olla see on see, mida saab võtta ka SmartCapis kasutusele. Ma tean, et selle kohta on Eestis olemas nii kohtupraktika kui ka riigiettevõtetes tegelikult on see praktika levinud. Ja võib-olla siin ka veel mõte, et kuidas väikses, Eesti on ikka väga väike riik, et kuidas väikses riigis kõige efektiivsem oleks seda teha, üks variant ongi case by case ja see tekitab võib-olla sellise suurema ruumi või võimaluse sattuda sinna Ekspressi joonisele.
et see on selline professionaalne ja subjektiivne hinnang mingisuguse isiku positsiooniga kaasnevale riskile. Aga teistpidi on võimalik ka lihtsalt ära kaardistada eelnevad need positsioonid, mis oma nagu otsustuspädevuse ja infole ligipääsetavuse tõttu, kus see risk kõige kõrgem on. Ja siis investeerimisotsustest. Äkki sa täpsustad korra seda küsimust, siis ma saan paremini vastata, sest rääkisime kõige alguses. See oli tegelikult põhjendatud ka selles, mida Elmar Vaher ütles, et kuidas meie peaksime ikkagi mõtlema selle peale, et maksimaalselt toetada just Eesti kaitsetööstust, Eesti ettevõtteid ja lihtsalt ka see, et kuidas nagu investeeringute otsused langetatakse, et tegelikult see juba korra oli mainitud teile esimeses pooles, aga võib-olla lihtsalt veel mingit täiendat kommentaari. Ma hea meelega kommenteerin seda poolt ka, et investeerimine kui tegevus on oma olemuselt suunatud tulu teenimisele. Ja tulu teenitakse, kui sa nüüd investeerimisobjekte läbi töötad, potentsiaalseid investeerimisvõimalusi, siis sa hindadki seal seda kasvupotentsiaali, et see investeering on 5 või 10 aasta pärast 2-5 või kuni 10 korda rohkem väärt, kui ta on täna. Traditsioonilise majanduse ettevõtete puhul siis seda orgaanilise kasvu või ühinemiste ülevõtmiste kaudu kasvamise potentsiaali tehnoloogiasektoris, kus on veel valideerimata tehnoloogiat, seal on võimalik seda hinnata, seda skaleeritavuse potentsiaali. Et tegelikult peab nägema kasvu ja kui me nüüd sisse suumime selle kaitsevaldkonda, siis ajalooliselt seal kasvupotentsiaal on olnud pigem vähe, sest kaitse-eelarve, kaitsekulutused on olnud mitte kasvavad. Nüüd kaitse-eelarved kasvavad ja küsimus on, et millistesse ettevõtetesse need kasvavad kaitsekulud jõuavad. Et kui me peame leidma siin neid mitte lihtsalt ellu jäävaid ettevõtteid, vaid tulevikus kasvavaid ettevõtteid, siis täpselt seda me peame hindama. Kuhu jõuab Eesti kasvav kaitse-eelarve, me peame ka seda hindama, millistesse Eesti ettevõtetesse see võiks jõuda. Või millistesse Eesti ettevõtetesse jõuab teiste riikide kasvav kaitse-eelarve. Et tegelikult nii lihtne see ongi, et me otsime neid ettevõtteid, kellesse see kasvav kaitse-eelarve jõuab. Ja eelisjärjekorras on siin kõik Eesti ettevõtted, kelle puhul me näeme, et kasvav kaitse-eelarve sinna käibena jõuab. Ma arvan, et see on juba kõige lihtsamini kokku võetud. Ja, aitäh. Et ma nüüd me saaksime lõpetada ka nüüd selle kaasamisringi, et paluksin ka, et Justiits- ja Digiministeerium omalt poolt saaks kommenteerida, et kuna kõik, mis puudutab sellist korruptsioonivastast seadust, korruptsioonivastast võitlust on Justiitsministeeriumi pädevuses ja siit ka küsimus, et kas seda pöördukse temaatikat võib-olla ka avaliku teenistuse seaduse raames, et kas on seda üldse arutatud Justiitsministeeriumis, kas on äkki olnud väljatöötamiskavatsuses või on olnud seaduseelnõu või äkki on teie poolt mingisugused ettepanekud meile kui seadusandjale, et kuidas seda küsimust võib-olla kõige paremini saaks reguleerida, et mõned ettepanekud täna juba kõlasid, võib-olla Justiitsministeerium on oma nägemus, oma ettepanek, et me hea meelega kuulaksime seda. Jaa, aitäh sõna andmise eest. Et esiteks ma tahaks öelda, et mul tegelikult on väga hea meel, et me sellel teemal arutame, sest tegelikult me oleme seda pikalt isekeskis arutanud, aga ega see teema selline laialdast poolehoidu ei ole tekitanud. Ja ma tahan rõhutada ka üle, et see tegelikult ei ole ainult kaitsevaldkonna küsimus, see on üle välja probleem ja kehtib väga erinevate valdkondade kohta ja meie eesmärk on, et inimesed liiguksid ühest sektorist teise ja see ekspertsus ka siis liiguks koos nendega ühest sektorist teise. Ja teine eesmärk on meil ikkagi läbipaistvus, et meie soov ei ole midagi ära keelata, piirata, vaid pigem see, et oleks aru saada, kuhu inimesed liiguvad ja millised nende huvid on. Meie oleme sellega nii palju tegelenud ja mina räägin korruptsiooni ennetamise seisukohast, mitte niivõrd avaliku teenistuse seisukohast või avaliku teenistuse seaduse seisukohast, et meil on mõnedes eriseadustes
sellised mahajahtumispiirangud, näiteks Vabariigi Valitsuse seaduses on ministritele ette nähtud pooleaastane mahajahtumisperiood, siis on Vabariigi Valitsus on kinnitanud ministrite ja nende nõunike huvide konflikti juhised, kus see periood on suisa aasta. Siis meil on avaliku teenistuse seadus, millest juttu on, ja siis erasektoris on töölepingu seadus, kus on samamoodi aastaks see piirang kehtestatud, muu hulgas siis kohustusega see inimestele hüvitada ja see peab olema väga selgelt põhjendatud ja meie suund võiks ka olla selles, et me ei tee väga rangeid reegleid, me vaatame case by case ja pigem me näeme need reeglid ette läbipaistvuse suurendamisel, ehk siis me näiteks reguleerime lobitegevuse seadusandlikul tasemel, et täna see on ainult täitevvõimule ja see on Vabariigi Valitsuse otsusega. Et kui meie eesmärk on läbipaistvust suurendada, siis see oleks, ma arvan, tõhusam meede. Ja kui me tahame, et ka konkurents erasektoris toimiks ja meie avaliku sektori eksperte ikkagi erasektorisse tööle võetaks, siis pigem ei saa näha ette reegleid ettevõtetele, et siis me võib-olla jõuame ühel hetkel olukorra, kus üldse ei võeta tööle meie avaliku sektorist tulnud eksperte. Ehk siis pigem siis ettepanek on lobireeglites, siis selged lobireeglid teha, mis siis võiksid olla küll üks osa korruptsioonivastasest seadusest. Ja mida me korruptsioonivastase seaduse revisionis siis hakkame ka arutama. Aga nüüd te mainisite, et eks ole see case by case, et iga kaasus tuleks nagu eraldi vaadata, kas see võib nagu tähendada, et teile meeldiks ka võib-olla selline lähenemine, et kus tõesti meil ametniku eetika nõukogu hindab neid erinevaid olukordi ja annab neile ka oma hinnangu, et kas selline üleminek, et kas seal võivad olla huvide konfliktid ja või siis see on üldse teie hinnangul välistatud? Ma arvan küll, et mõni abistav kogu võiks olla, kes aitab hinnata erinevates riikides on erinevaid selliseid abistavaid kogusid. Mulle tundub, et ametniku eetika nõukogu Eesti mõistes oleks küll see koht, kes võiks seda ülesannet täita. Seda, kas ta siis nende ülesandeks saab, seda on raske öelda, aga kindlasti on see kaalumist väärt mõte. Aga seoses selle lobitegevuse reguleerimisega, et kui ma eksi, et keegi enne mainis, et meil ei ole tegelikult siiamaani see piisavalt, eks ole, Riigikogu jah, aga ma mõtlen, et ka nüüd avalikus sektoris, et kas selles osas on ka õiguskaitseorganitel, võib-olla siis keegi saaks kommenteerida, kas Politsei- ja Piirivalveamet või kapo omalt poolt. Et enne lihtsalt kõlas see seisukoht laua taga. Lobireeglid nagu jah, selles mõttes ei ole nagu laialdased me ära nii-öelda reguleeritud, et pigem valdkonnapõhiselt kitsalt, et mis mulle veel kõrvu jäi eelnevast arutelust, et kuidagi teema kaldus suhteliselt tugevalt väga kardinaalse mahajahtumisaja peale, keelu peale töötada kuskil teises nii-öelda siis töötades mingis erasektori valdkonna põhiselt, et pigem Kaitsepolitseiamet ei näe, et see oleks see nii-öelda probleem või piirang, et pigem see võiks kaaluda selliseid piiranguid, mis on kitsalt nagu seotud siis kas lepinguliste läbirääkimistega riigiga, kui ametnik läheb siis erasektori valdkonda, et ta pärast ei räägiks näiteks enda alluvatega läbi ettevõtte lepingu tingimusi. Et see ei tähenda seda, et ta muud tegevust selles samas eraettevõttes ju teha ei saaks. Et ma ei näeks neid piiranguid nii kardinaalse või tugevana, et pigem see. Aga see on laiema diskussiooni ja suurema ringi kaasamise arutelu koht. Ja Justiitsministeerium soovis kommenteerida. Ja ma tahaks kommenteerida seda praegu kehtivat lobikohtumiste avalikustamise juhist siis või juhendit, et ma ei saa öelda, et see on valdkonnapõhine, et kõigil täitevvõimu esindajatel kuni ministeeriumites siis kuni asekantsleritel on kohustus avalikustada oma kohtumist ja samamoodi siis kõigil riigiasutustel kokku siis 44 asutust, et see ei ole valdkonnapõhine. Häda on see, et see ei ole
seadusest tulenev kohustus, see on Vabariigi Valitsuse otsusega määratud kohustus ja ta on üsna kitsas, eks ole, ja nüüd meile Greco tegi ka meile ka soovituse selles osas, et reguleerida see ka ära kohalikul tasandil, mida kindlasti ei saa teha Vabariigi Valitsuse otsusega. Jah, et ma saan aru, et sellele ka vist Kapo ka omalt poolt viitas, et tegelikult ka justiitsminister, kui ta käis siin erikomisjonis, et ega siis oli ka mainitud, et lobitegevust soovitakse seadusega reguleerida, et siiamaani tegelikult jah, tõesti, et seda ei ole tehtud ja võib-olla see oli väga oluline märkus, mis tuli ka Kapo poolt, et me ju ei taha täiesti võiks olla keelustada kõik või et see mahajahtamisperiood oleks liiga range, aga tõesti see, kus võib tekkida otsene huvide konflikt, et siis sellised olukorrad ja me peame ka aru saama, et ega spetsialiste ei ole turult nii lihtne leida, aga eks see saab olema ka selline võib-olla laiem diskussioon siin seadusandlikus asutuses meil siin, et siin on ka mul küsimused, et lähme komisjoni liikmete küsimuste juurde, et Riina Sikkut, palun. Ja aitäh. Panin enne sõrme püsti, et soovin sõna siis, kui lauaring on tehtud, aga nüüd ei olegi nagu enam midagi öelda. Aga ma siis kordan üle, et minu meelest ka vaatamata sellele, et meil on siin väga esinduslik inimeste ring kaitsevaldkonnast, et see mure on sama kõigis sektorites. Et ükskõik, et on see siis tervisevaldkond või energeetika, me näeme neid liikumisi avaliku ja erasektori vahel mõlemat pidi ja tegelikult ka kolmandasse sektorisse ja tuleb ette olukordi, mille puhul tekib küsimus, et kui endine ülemus räägib läbi alluvaga ja et kas seal on nüüd see inimeste teadlikkus piisav ja kas siis tõesti välditakse huvide konflikti ja ei tehta mingeid korruptiivseid otsuseid. Nüüd teiseks kaitsevaldkonnas ja ma arvan, miks see on saanud ka ajakirjanduse tähelepanu, siin nagu Kaitseväe esindaja ütles ilusti, et ongi, et meil kaitsetööstus oli ju põhimõtteliselt nullis ja nüüd on eelarveline raha on kaitsevaldkonnas kasvanud, tööstuses on tööjõu nälg nii suur, nad värbavad aktiivselt, et mingil määral on loomulikult see tekkinud, aga kuna meil üldiselt ühiskonnas on teadlikkus nii madal huvide konfliktist ja selle pöörduste efekti mõjust, et siis paratamatult ma arvan, et nii siin peaks seda arutama, kui tegelikult seda arutelu jätkama. Nüüd ma olen ka mõnevõrra üllatunud, kui jahtumise aja suhtes, et kui positiivsed arvamused olid, et ega mul ei ole jahtumisperioodi vastu midagi, aga ka siis minu puhul oleks vaja vähemalt veenmist, et mida me siis sellega lahendame. Et minu meelest see eelis, kui sa lähed valdkonna ettevõttesse või ettevõttest siis sama, ma ei tea, siis valdkonda kureerivasse või järelevalvevasse osakonda tööle ministeeriumis või mujal, see, et sul on lihtsam inimestele helistada. Sa tunned neid inimesi, sa tead, mis argumendid võivad töötada või mis tüpaaž ta on võib-olla kergem kohtumist kokku leppida, sul on rahvusvaheline võrgustik, et see ei kao ära ka 3-kuise või aastase jahtumisperioodi järel, et suuresti jääb ikkagi alles. Ja seda me selle jahtumisperioodiga ära ei lahenda. Nüüd ja vist Anu oli see, kes ütles, et me räägime küll enamasti tippjuhtkonnast, kus need riskid on suuremad, aga tegelikult väga spetsiifiline valdkondlik väärtuslik teadmine võib olla ka spetsialistil. Ja siis tahtsingi, ma ei tea, siis küsida ja kui ei oska kohe öelda, et võib-olla see on mingi järgmise arutelu teema, et lisaks sellele siis, et jahtumisaega ja kas Eestil on mingi sobivat varianti rakendamiseks kaaluda, kas on midagi sellist, mida võiks teha nii-öelda kohe, et ma mõtlen eelkõige teadlikkust, läbipaistvust või kuidagi sisekontrollimehhanismide tugevdamist, et näiteks mingisugused lihtsad reeglid, aga see ametniku eetikanõukogu saab kokku leppida või siis erinevad valdkonnad sisemiselt, et kohtumisi oma endiste kolleegidega ei tehta üksi. Et ükskõik, et kas sa lähed siis, kas sa oled erasektorist tulnud ministeeriumisse ja lähed selle ettevõttega kohtuma või sa oled läinud erasektorisse ja lähed ministeeriumisse kohtuma, et ministeeriumi või Kaitseväe või mis iganes osapool, et
et kui tuleb inimene tööle, siis tehaksegi selgeks, et meie reeglid on sellised. Et ma ei pea ka mõistlikuks, et iga asutus peab endiste töötajate registrit ja nende parasjagu omatavaid ametikohti kogu aeg meeles pidama ja kaasajastama, aga iga inimene ju teab, et kas ta on selle kohtuma tuleva inimesega olnud kolleeg või mitte, et siis sa võtad kellegi teise kõrval. Või tõesti, kui lobikohtumistest rääkida, et näiteks, et kuigi tegemist ei ole võib-olla siis asekantsleriga või kellele see praegune reeglistik rakenduks, aga et kui sa kohtud oma eelmise kolleegiga sellises olukorras, et siis ka sellised kohtumised tuleks näiteks kirja panna, et oleks siis läbipaistvus tagatud ja Ekspress võib neid skeeme edasi joonistada, et kes kellega kui palju kohtunud on. Et kas on midagi sellist, mida saaks, ma ei tea, ilma seadust muutmata rakendada, mis oleks samas nii seda teadlikkust tõstev, läbipaistvust andev ja võib-olla on ka mingisugused sisekontrolli mehhanismid, mida saaks tagantjärgi vaadata, et kuidas siis on toimetatud sellistes olukordades, kus, ma ei tea, kohtuvad endised kolleegid. Aitäh. Jah, et kellele see küsimus võib-olla suunatud on või kes oskab kõige paremini vastata, et kas siis ette järjest või? Ma võin praegu alustada siis, et ma nõustun ka sellega, et see jahtumisaeg tuleb defineerida, mida me sellega võidame. Tegelikult, kui praegu ma kuulasin proua Sikkutit ja siis, kui ma ketrasin tagasi, et mida oleks siis, kui mul oleks jahtumisaeg ja 5 aasta pärast ma saaksin kuhugi tööle minna, ega mida oskused ja teadmised, mis oli 5 aasta tagasi, on endiselt väärtuslikud ja palju asju ei muutu niimoodi, et see 5 aasta midagi lahendaks. Et siin tulebki nõustuda, tuleb natukene defineerida, mida me sellega saavutame. Ja need asjad endiste ülematega ja kolleegidega kohtumised, kui nad toimuvad, need reeglid protokollitakse. Sest need asjad, ütleme, need, kes käivad Kaitseväe juhtkonna juures isikut midagi pakkumas ja rääkimas, esiteks inimene juba ise ei tule üksi. Siis temaga on kaasas sellesama kaitsetööstuse valdkonna spetsialistid, kes esindavadki need firmad ja produkti ja need, kes endised kolleegid on, nad pigem vahenduvad infoga ja viivad inimesed kokku, aga edasi sisuliselt läbirääkimised toimuvates firmaga ja see kindlasti ei ole kolleeg. Ja veel kord, ja see asi protokollitakse ka, et see päris nii ei ole, et kuskil saame kohvikus räägime, lähme laiali, läheb tegutsemiseks. Sest siin juba varem ka räägitud, et otsustusprotsess ei ole nii, et 1 või 2 isikut ainult otsustavad. Selleks tehakse komisjonid ja see on tegevus, mis on võimalik jälgida ja see on läbipaistev. Aitäh. Ja palun, Smart. Aitäh. Ma arvan, et selline 4 silma reegli kasutamine on hea baashügieen võiks olla ja võib-olla see ei ole ka administratiivselt liiga koormav tänapäeval, kus on kõike võimalik automatiseerida ja kasutada tehisintellekti kõigi nende kohtumiste registrite pidamiseks, et rääkimiseks, et sa enne kohtumist lihtsalt vaatad, kes kellega on juba kohtunud või koostööd. Ma arvan, et seda on võimalik automatiseerida ja ma olen täiesti poolt, et 4 silma reegel, et üksinda seda ei tehta. Ja võib-olla siin selline isegi samm tagasi astuda enne kui edasi tormata, et see optika on natukene paigast läinud hetkel, kuidas neid teemasid käsitletakse ka avalikkuses, et võib-olla siin kõik peaksid mõtlema, kuidas me nendel teemadel räägime ja kuidas me seda kommunikeerime, millised on põhjendatud ootused üleüldsegi liikumiseks, et mis vaate me võtame ja võib-olla ka oma kommunikatsioonis läbipaistvad olla. Et praegu on jäetud see selline natuke probleem õhku või keegi ei julge seisukohta võtta, öelda, et tegelikult kõik vastab kokkulepetele ja meil ei olnudki teistsuguseid ootuseid, kui kaasa elada nende liikumisele erasektorisse. Et võib-olla siin on ka selline kommunikatsioon ei ole nii läbipaistev olnud, et need vaated tuleks võib-olla võtta ja siis edaspidi kommunikatsioonis selgem olla. Ja Elmar Vaher ja siis edasi. Ja mulle meeldis, et sa mainisid selle lobi asja ära, et lobi ei tohi karta. Et me peame sellest avatult omadega rääkima. Ja 3 mõtet Riinale vastates, et ka kõlasid tegelikult, et 2 silma paar ei lähe
kokkuleppeid tegema üksi, vaid 2 inimest eelläbirääkimisi samamoodi. Teine vaatenurk kindlasti, mis on seotud märk maha, märk peab olema jälgitav nõnda, et või mõtteviis selline, et mind homme ei ole, aga kõik teavad, miks ma seda tegin. Et see märk maha ja me oleme tehnoloogiariik, et tehnoloogia abiks. Et kui need 3 asja on garanteeritud ja võimalik taasehitava vormis esitada, siis on minu meelest oleme parem Eesti ja ikkagi see lobi tohi karta, et kui on need eeldused tagatud, see lobile on antud, kui ta natuke selline halb maik, et ärme seda pelga. Jah, Taavi Teder, Kapo. Ja, tegelikult iseenesest eetikanõukogu on teinud juhise, mis kannab pealkirja juhis huvide konflikti vältimiseks avalike teenistujate liikumisel avaliku ja erasektori vahel. Seal on nii soovitused teenistujatele kui ka asutustele. Päris mitmed asjad käisid siin laua pealt läbi. Tegemist on juba eelmise aasta suvest kehtima hakanud siis juhisega, et kõikidel asutustel soovitan tutvuda, rakendada neid maksimaalsel määral, kui vähegi saab. Et ei leia, et see kuidagi meie ettevõtluse arengut piiraks liigselt, et lihtsalt küsimus on ka selles, et tegelikult OECD on teinud soovitusi täpselt samamoodi, et selle osas just, et kehtestataks piirangud tegevusele, mis on seotud alluvate kolleegidega suhtlemisel, et mis võib kaasa tuua huvide konflikti. Seal on asju, mida me saaks rohkem teha, et neid nii-öelda võimalikke korruptsiooniohte vältida. Eelkõige rõhutan tegelikult ju seda, et need korruptsiooniohtlikud olukorrad ja nende vältimine on eelkõige suunatud sellele, et kõrvalvaatajatel oleks usk riigi toimimisse, et nad saaksid riiki usaldada. Et see on see põhiline. Ja, et ma ei näinud, kas seal oli veel kellelgi soovi sõnavõtta? Mul oli, aga mulle tundub, et siin öeldi kõik ära. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et pigem tegelikult me peaksimegi võtma selliseid pehmemaid reegleid, pehmemaid lähenemisi, mida asutused ise saavad oma sisemiste reeglitega teha. Ja kui need ei aita tõesti mingil juhul, et siis minna sinna, et me keelame inimestel midagi ära, me keelame neil kuhugi tööle minna. Et pigem meil peaks, ja meil senimaani on see lähenemine olnud ja ma ütleks, et see töötab. Et valik ongi see, et kas oma kohtumised siis lobistidega peaksid avalikustama ainult asutuse juhid või see peaks minema nõunikuni, kes on ka oma valdkonna ekspert ja keda tõenäoliselt käiakse lobistumas, mis on okei. Et need on need reeglid, mis meil võiks olla selgemad. Ja, aitäh, Anti Poolamets. Mul on hea meel, et vähemalt üks institutsioon tunneb muret siin laua ääres valdkonna eest. Ma olen juba nii vana inimene, et ma ikka mäletan 90. aastaid ka, et Eesti korruptsiooni ajalugu soovitan meelde tuletada. Mõned Eesti suurimad filmad on loodud siseinfot kasutades, varastades ministeeriumidest mujalt mindud üle erasektorisse ebaõiglaste tingimustega. Neid lugusid on lihtsalt väga palju, lihtsalt tahaks otsa. Ma arvan, et me pöördume selle juurde tunni aja pärast tagasi siis Riigikogu suules saalis, kus me räägime selle 400 miljonilisest raamlepingust, kahtlane lugu. Siis riigikaitse valdkond on korruptsiooniohtlik valdkond, välismaa kogemusest arvestades isegi nii madala korruptsiooniga riik nagu Soome on Patria hangetel vahele võetud tegelasi altkäemaksudega välisriikides ja nii edasi. Liiguvad hiigelsummad, 100 miljonilised hanked. Mina teie optimismi absoluutselt ei jaga. See Frankenburgi tehnoloogiaskeem on klassikaline pöördukse skeem, väga ohtlik. Osad liinid viivad Kaimani saartele, tüüpiline Eesti äri, eks ole. Linnamäe firma on Kaimani saartel. Mis ta seal teeb? Maksuvabast tsoonis. Kas see äratab meist kuidagi usaldust või? Minus küll ei ärata. Ehk tuletan meelde Milremi hanked, eks ole. Maksumaksja raha kanditi sisse, lõpuks müüdi rõõmsasti Araabia firmadele maha. Isegi mitte NATO riigile, eks ole. Kusjuures need riigid käivad väga sõbralikult Venemaaga läbi, eks ole. Milline julgeolekurisk, korruptsioonirisk.
väga massiline. Ehk siis kui me reegleid ei kehtestame, siis me oleme varsti Johanna-Maria Lehtme olukorras, et kõik kuulutasid aasta eurooplaseks ja siis said vastu vahtimist. Me sööme siiamaani seda suppi. Et pilt on halb ja minu meelest ma tõesti soovitan väga tõsiselt seda riski võtma, sest me lihtsalt küsimus läheb teravamaks sellepärast, et maksumaksja rahadega on väga suur fond tehtud. 7 miljonit pandi juba Frankenburgile sisse. Et millistel alustel, me ju ei tea, mehed läksid 1,5 aastat tagasi ministeeriumi Kaitseväe juhtkonnast ära. Millistel alustel nad said 7 miljonit juba? Tehakse Poola riigiga ühisfirmat, siis ennast tutvustab kõigepealt Kusti Salm Frankenburgi leheküljel, et ma olen olnud Eesti riigi tippametnik, eks ole, kohe tehakse reklaami, jube äge, eks ole, mul on võrgustik, usaldage mind. Et asjad võivad olla positiivsed, aga võivad kiskuda kergesti halvaks ka. Et lihtsalt viimased 35 aastat on varsti juba seda näidanud, kuidas varastatakse. Ja varastatakse nii, et me isegi nagu tagant järgi ei saa neid karistada. Minu meelest Eestis on tippkorruptsioon karistamata väga paljudel juhtumistel, just tippkorruptsioon, sest sinna ei pääseta ligi. Ja küsimus on ka, et kas te ikkagi olete välismaa praktikaid vaadanud? Austraalias on 5-aastane vanglakaristus sellise siseinfo kasutamise eest, sidemete kasutamise eest. Ehk siis, kas me ei peaks arvestades oma väga tiheda tippkorruptsiooni ajalooga riiki, karistamatu tippkorruptsiooni ajalooga riiki, kas me ei peaks võtma pigem nagu rangemat hoiakut, sest me ei ole ka väga rikas riik, et jaksaks 100 miljoneid loopida. Veel viimane näide, eks ole. Aasta tagasi pandi seisma meretuuleparkide hange, eks ole. Või tähendab siis subsiidiumite otsus. Üle miljardi taheti panna. Näiteks OÜ Kirsimäe kandideeris. 30 000 aasta käive, 0 töötajat. Et anname miljardi ära Saare tuulepargile. Et pöördukse efekti ei ole, vargust ei ole, midagi ei ole. Kõik on legaalne. Me olime sellele väga lähedal, et OÜ Kirsimäe saab Emajõe kaldalt, ma ei tea, mitusada miljonit. Ja, et ma ei tea, kas see oli küsimus rahvusvahelise praktika osas, et miks meil on ikkagi ülevaade, et me kuulsime põhiliselt optimistlikke mõtteid, aga välismaal need lood ei ole nii optimistlikud. Siin USA-s on sõjatööstuskompleks nii võimukas riigi üle, et nende suhted läheb pidevalt nagu vähemalt meediaradari alla. Sõjatööstuskompleks mõjutab riiki tohutult, saab hiigel summasid. No meil alles algab kõik see. See debatt on alles alguses, kuna meil lihtsalt pole õiget kaitsetööstust olnud. Ja, aitäh, et võib-olla välismaisest praktikast, et kindlasti võib-olla ka õiguskaitseorganid saavad siin anda oma ülevaate, et võib-olla mõned näited, et näiteks Prantsusmaast me rääkisime, kus on tõesti üks selliseid võib-olla karmimaid, et seal on kuni 3 aastat, eks ole, jahenemisperiood ja on ka eraldi siis eetika läbipaistvusamet, mis hindab, kas siis uus töökoht võib tekitada huvide konflikti ja siis võib anda ka keelu või siis vastupidi annab loa sinna minekuks. Et kui, mis veel võib-olla huvitav on, näiteks Iirimaal on eraldi ette nähtud siis konkreetsed ametiisikud, sealhulgas ka parlamendi liikmed, kes siis ei tohi pärast 1 aastat, kui nad siis oma ametikohalt lahkuvad, tegeleda siis konkreetse lobitööga. Vastasel juhul on trahv kuni 25 000 eurot, et on konkreetne karistus. Et mõnede ametikohtade puhul on lobitöökeeld isegi kuni 2 aastat. Ja Horvaatias täpselt samamoodi, kus siis on näiteks 18 kuud jahenemisperiood on konkreetsed keelud. Et kui me vaatame võib-olla siin meil kõrvalriikides, et Lätis on 2 aasta järel, kui lahkutakse ametist, ei tohi siis konkreetse äriühingu aktsiaid omada, kui on selle osas varasemalt tehtud otsuseid. On ka 2-aastane jahtumisperiood ametnikele, kes on osalenud konkreetsetes hankemenetlustes. Või siis on näiteks teostanud mingid otsuseid, mis siis on seotud siis riiklike vahendite andmistega. Et ka Leedus on avaliku teenistuse seaduses reguleeritud 1-aastane jahtumisperiood.
ja seal on võib-olla natuke sarnaselt meiega, et seal eelkõige siis nendele, kes on teostanud järelevalvet, aga ka nendele, kes on teinud erinevad finantseerimisotsuseid. Ehk siis seal on võetud siis 1-aastane periood. Ja Sloveenias 2-aastane periood avaliku teenistujatele, aga ka parlamendi liikmetele, ja võib-olla Portugalis on siis juba natuke pikem, 3-aastane, aga see kehtib siis eelkõige neile, kes on teostanud poliitilist järelevalvet erinevatele siis juriidilistele isikutele. Ehk siis kui vaadata, et tegelikult see on selline, et seinast seina, aga võib-olla see põhiline praktika, mida me näeme, on siiski nii-öelda see jahtumisperiood, et tõesti võib-olla need nimetatud kuldsed käerauad, mida kasutati, et üldiselt niimoodi ei ole, ehk siis need ei ole tasustatud, et need jahtumisperioodid, ehk siis need isikud, kes tulevad tööle, et nad siis teavad, et neil tekib see keeld, aga samas keeld ei ole siis üleüldse, et sa ei tohi, eks ole, mitte kuskile minna või sa ei tohi isegi sinna valdkonda minna, aga eelkõige sa ei tohi minna sinna valdkonda, mis on seotud sinu konkreetsete otsustega, mida sa teostasid, tegid, kui sa olid siis ametnik. Et ma arvan, et see hankevaldkond on see, mis on oluline, ja ma arvan, see energeetika küsimus, mis oli ka tõstatatud siin mitu korda, et arusaadav, et kui seadusandja peaks seadust muutma, et siis see peaks laienema, et see ei ole ainult kaitsevaldkond, et see peaks laienema üleüldse, suure tõenäosusega, et võib-olla mingi väike mõttekäik, et see seaduse muudatus võikski olla nii, et seadusega antakse asutustele siis selline reegel, luba siis kehtestada, et asutus ise oma kaalutlusruumi järgi valib välja, kes siis on need ametiisikud, kellel võib olla kas tundlik info või on tehtud sellised otsuseid, et siis nende isikute osas siis võiks olla mingisugune jahtumisperiood või nii-öelda konkurentsikeeld, nagu ka öeldakse erasektoris. Aga kindlasti see on see, mida siis Riigikogu saab nii komisjonides, aga ka täiskogu suures saalis arutada, et meil täna on tõesti üks arupärimine, samamoodi kuhu tuleb ka kaitseminister Hanno Pevkur, kus saab ka seda küsimust edasi arutada, et võib-olla keegi soovib veel omalt poolt midagi lisada, midagi küsida, võib-olla ka Anti Poolametsa küsimusele regulatsioonide osas, praktika osas. Jah, palun, Politsei- ja Piirivalveamet. Jaa, aitäh. Ma ühe tähelepaneku viskan siia õhku, et nii selle lobitegevuse reeglistiku osas kui ka nüüd selle pöörduste reguleerimise vaates, et skaalal, et kas meil võiks olla see nii-öelda pehme regulatsioon või siis päris seadus, et pehmet regulatsiooni meil juba siin on olnud, aga tundub, et see väga hästi nagu ei toimi, et selline soovitus ja nii edasi, ja mulle nagu loogiliselt tundub, et üleüldine mõte ka, et juhul kui inimesel on, ma ei tea, vaba eneseteostus ja neid õigusi, põhiõigusi hakatakse piirama, et see peaks ju seaduse tasandil käima, mitte mingi, et lepime kokku, et oleme normaalsel tasandil, et see ei toimi. Aitäh. Ja aitäh, palun. Siin väikses Eestis, kus meil tegelikult talenti on ülivähe ja sellist tippametniku nagu silmapaistvat materjali, me peame oma inimesi hoidma, me peame need töökohad, ma täitsa kõrvalt vaatan, räägin, et need ametikohad peavad ikkagi jääma atraktiivseks ja see ei ole võib-olla väga atraktiivne, kui siin ootab ees tasustamata jahtumisperiood, et ma oleksin natuke ettevaatlik, sest muidu see väljavool on suurem kui pealetulek. Ja aitäh, et Kaitseministeerium omalt poolt andis oma arvamuse, et nemad nagu näevad, et seda küsimust võiks arutada, nagu ma ütlesin, et isegi kui seadusandja hakkab midagi kehtestama, et ega seal ei tule kuskil mingit lauskeeldu, eks ole, aga ikkagi konkreetsed huvide konflikti olukorrad, ehk siis tõesti, et kui sa oled mingis hankes osalenud, et siis selles osas, et kui sa võib-olla lähed täpselt samasse ettevõttesse tööle või hakkad täpselt sama võib-olla tootearendusega tegelema, et siin võib-olla sellised momendid, et aga see on selline juba laiem diskussioon, et mida et ka iga muudatus seaduseelnõu, et see on vähemalt 3 lugemist, et kus täpselt samamoodi alati kaasatakse ka kõik huvirühmad, et kus siis kindlasti tehakse ka laiem diskussioon, et lihtsalt tõesti selle komisjoni, et see on tänase istungi idee oligi üldse avada, eks ole, see diskussioon, see dialoog ja ma olen väga tänulik, et meil on siin
väga head spetsialistid nii õiguskaitseorganites, samuti spetsialistid kaitsevaldkonnas, kogemustega juhid, et kes juba täna on andnud väga head sellist vaadet ja ainult nende mõtetega me saamegi ju selle oma diskussiooniga komisjonil omavahel selle diskussiooniga jätkata, aga ka selles täiskogu saalis. Et võib-olla kui kellelgi rohkem neid ettepanekuid, küsimusi või veel võib-olla mingit mõttevahetusi ei ole, et võib-olla siinkohal lõpetaks tänaseks selle diskussiooni, et ma olen kõigile väga tänulik ja ma arvan, me siin komisjoniga omavahel jätkame neid arutelusid. Aitäh!